Minu nimi on Katriin Kristmann ja ma olen 4. aasta doktorant Tallinna Tehnikaülikoolis sellisel erialal nagu materjaliteadus või siis veel täpsemalt päikseenergeetika või pooljuhtide füüsika. See valdkond laiemalt, materjalitehnika või materjaliteadus, tegeleb erinevate materjalide väljatöötamisega ja paremaks tegemisega. Mina tegelen sellega, et maailmas oleksid päiksepaneelid, mis toodaksid jätkusuutlikku taastuvenergiat ja neid saaks valmistada sellistest materjalidest, mis oleksid maal külluses saadaval ja mida oleks võimalikult odav ja lihtne valmistada. Ma kasvasin üles üsna väikses külas Abinurme vallas Peipsi ääres ning veel põhikoolis või ütleme noorena mul ei olnud õrna aimugi, et ma võiksin hakata tegelema materjaliteadusega. Alles siis, kui ma ülikooli valisin, siis mu ema kusjuures soovitas mulle, et aga materjaliteadus. Kuid mina mõtlesin, et mis see ei ole üldse huvitav, ma ei saa midagi arugi sellest, ei. Ja ma läksin hoopis õppima keskkonnajuhtimist või tööstusökoloogiat, sest minule noorena oli just hästi südamelähedane tegeleda keskkonnahoiuga ja meie planeedi hoidmisega. Kui ma baka lõpetasin ja läksin tööle Ahhaa-keskusesse, ma tegin seal teadusteatreid, töötubasid. See oli meeletult äge, mulle see väga meeldis, kuid mulle öeldi, et Katriin, kui sa tahad olla tegevusjuhendaja, sa pead tegema planetaariumi etendusi. Ja ma mõtlesin, et okei, ma õpin siis planetaariumi teadust, mis see üldse tähendab. Nii et ma läksin koju ja ma hakkasin õppima astronoomiat, astrofüüsikat, meie galaktikate, universumi kohta. See oli nii meeletult huvitav. Ma olin lihtsalt nii pahviks löödud, vau, astronoomia, astrofüüsika on nii äge, aga kahjuks ju ometi Eestis sellist asja ei saa teha. Ning mu silmad lihtsalt avanesid, kui ma sattusin esimest korda Euroopa kosmoseagentuuri karjääripäevale ning seal tutvustati igasuguseid erinevaid valdkondi, mida tegelikult kosmosesektoris vaja läheb ning energeetika tundus mulle selline hästi äge link, mis ühendaks kosmosetehnoloogia ja keskkonnahoiu maa peal, mida läheb mõlemas kohas vaja, nii et siis ma astusin Tehnikaülikooli õppima jätkusuutlikku energeetikat. Me arendame selliseid päiksepatareisid, mida koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga saaks kuu peal kuul leiduvatest materjalidest toota. Kuna Ameerikas NASA, Euroopa Kosmoseagentuur ja paljud teised riiklikud agentuurid teevad plaane, et kuule naasta ja sinna püsivat asustust rajada, siis koha peal jätkusuutliku energia tootmine on ülimalt oluline. Ning kuu peal ei ole väga palju erinevaid energiaallikaid. Päikseenergia on üks ainsaid energiaallikaid üldse ning seetõttu me seda valdkonda uurimegi, kuidas seal päiksepaneele toota. Minu karjäär siiamaani on andnud mulle veendumuse, et ma suudan töötada suure pinge all, ma saan hakkama ja ehkki vahel võib olla väga raske ja väga palju kohustusi, siis kõik suured võimatud probleemid saab jagada väikesteks ampsudeks, väikeprobleemideks, mida on võimalik lahendada, nii et ma olen õppinud seda, et ma suudan kõikidest nendest raskustest üle olla. Ma arvan, et kõikidele inimestele maailmas võiks loodus- ja täppisteadused vähemalt natuke huvi tekitada. See annab hästi põhjaliku sellise ettekujutusvõime. Albert Einsteinilt ükskord küsiti, et mida ma peaksin tegema, et minu laps hakkaks tegelema füüsika ja inseneeriaga. Ja Einstein vastas, loe talle muinasjutte. Sest muinasjutte lugedes ja kuulates tekib inimesel kujutlusvõime pildid ja selline kujutlusvõime on üks asi, mis on teadlasele ka meeletult vajalik. Nii et ma arvan, et see võiks igal inimesel olemas olla. Teadlane ei ole alati stereotüüpne nagu filmis. Teadlasel ei pruugi olla ära kõrbenud juukseid ja ta ei ole alati vana mees, kes on halliks läinud ja raamatukuhjade vahel. Naised on ülivõimsad teadlased ja me ei pea kaotama sealjuures ka mitte grammigi oma just nimelt naiselikkust või sellist mõtteviisi. Teadlased on noored ja nad on vanad, nad on ilusad ja ägedad ja ma usun, et mitte kellegi ees ei pruugi see uks kinni olla.